Tere õhtust, jätkame oma raamatu lugemisega. Nüüd me oleme jõudnud sellise peatükini. Tunded leiavad vormi. Meie tunded määravad, kas oleme pinges ja pärsitud või lõdvestunud ja avatud. Ja see omakorda mõjutab meie lihaste kuju ja struktuuri. Kas lihased on tihked või lõdvad, kõhetud või ülisuured? Kas liigesed on liikuvad või jäigad ja valulikud? See kõik peegeldab meie emotsionaalset minevikku. Röntgenuuringud näitavad, et luude kasvus esineb aeglase ja minimaalse kasvu perioode, mis on vastavuses isoleerituse ja üksilduse perioodidega lapse elus. Kui keha ei saa kinnitust, et teda armastatakse ja et tal on emotsionaalselt turvaline olla, siis ta lihtsalt ei kasva. Olen märganud, et emotsionaalsed kogemused, psüühilised valikud ning isiklikud kalduvused ja ettekujutused mitte ainult ei mõjuta inimkeha funktsioone, vaid ka selle kuju ja struktuuri. Meie ettekujutus iseenesest kujuneb tavaliselt välja varastel eluaastatel alateadlike sõnumite kaudu, mida lapsena vastu võtame. Vähesed inimesed kasvavad üles keskkonnas, mis soodustab vaba eneseväljendust ja tunnete väljendamist. Enamik meist õpib hoopis oma tundeid alla suruma, et olla vastavuses teatud normidega. Mahasurutud tunded võivad viia madala enesehinnanguni või ülemäärase seksuaalse, raha või võimuihani, millel võib olla laastav mõju tervisele. Ameerika sensitiiv ja tervendaja on öelnud, meie eluloost saab meie haiguslugu. Kardioloog pani tähele, et paljud tema patsiendid, kellel raviti kirurgilisel teel südame pärgarteri ahenemist, tulid tagasi teisele või isegi kolmandale operatsioonile. Uuringud näitasid, et üle 50% patsientidest tuli tagasi 5 aasta jooksul. Arter lihtsalt ahenes uuesti. Ja siin on üks lõik raamatust Tervenemise tee. Tegelik põhjus peitub sügavamal põhjuslikkuse ahelas, mis viib kroonilise stressi seejärel südamehaiguseni. Nad tunnevad, et neid ei armastata ja ainus viis armastust saavutada on osta seda mingil moel väliste vahenditega. Raha, võim, kuulsus, rikkus. Muidugi on asi pärast halvem kui enne. Ja sellepärast see esimeses peatükis oligi see enese armastamine. Kas keegi tegi ka seda protsessi või seda ülesannet armasta oma keha? Et seisid nagu peegli ette ja hakkasid ennast imetlema. Ma olen seda korduvalt teinud. Ma olen läbi aastate iga päev teinud seda. No peabki. Ja, just peabki. Et kui sa ise ennast ei armasta, siis ei armasta keegi sind. Nii, meie heaolu oluline komponent on meie suhtumine iseendasse, oma partnerisse, lastesse, vanematesse ja teistesse inimestesse, kes meie ellu kuuluvad. Pane tähele, kuidas su süda hakkab kiiremini lööma, kõht tõmbub kokku, keha läbivad, kuumahood ja lihased pingulduvad, kui sa oled vihane. Kui sa nende tunnetega ei tegele, siis sügavama valu vältimise tagajärjeks võib olla sõltuvus narkootikumidest, alkoholist, toidust või võimust. Võib tekkida migreen, juhtuda õnnetusi, nõrgeneda immuunsüsteem, et tulla väärkohtlemist või ärakasutamist, võib ette tulla väärkohtlemist või ärakasutamist suhetes, isegi vägivalda. Karuna King surus oma tõelised tunded alla ja see oleks ta peaaegu hävitanud.
Ma olin vanim oma ema 4 lapsest. Alati vajas mind vend või õde rohkem tähelepanu kui mina. Ja kuigi meie kõigi eest hoolitseti, tundsin pidevalt, et mu emotsionaalsete vajadustega ei arvestata. Tõmbusin üha rohkem endasse ega suhelnud teistega. 18-aastasena läksin nunna kloostrisse, järgides oma soovi tegelda millegi vaimsega, kuigi mul polnud mingit ettekujutust, mida see endast peaks kujutama. Kloostris hakkas mul kaduma kontakt oma sisemise reaalsusega. Ma tundsin lootusetust, süütunnet ja täielikku üksildust. Toit oli miski, mille üle mul püsis kontroll. Sügavamalt järele mõeldes olin tookord sellises ahastuses, et tahtsin surra, kuna see näis väljapääsuna. Minust sai anorektik. See tekitas pidevalt hõõrumist minu ja nunnade vahel, kuid ma olin sel ajal sedavõrd kontakteerumisvõimetu, et sulgesin süngesse värvideta maailma. Mitte keegi polnud mulle ei lapsepõlves ega kloostris kunagi öelnud, ma armastan sind. Mul oli tunne, nagu poleks keegi mind aastaid kallistanud või armastusega puudutanud. Toidust keeldudes leidsin kinnitust hüljatusele, mida sisimas tundsin. Selleks ajaks, kui mind veendi kloostrist lahkuma, olin kohutavalt kõhnaks jäänud ja emotsionaalselt sedavõrd alla surutud, et ei saanud enam aru, mida tegelikult tunnen. 2 psühhiaatrit, kellega kohtusin, mõjusid mulle nii, et sulgusin veel rohkem endasse. Pöördepunkt tuli alles siis, kui lugesin noorest naisest, kes oli end surnuks näljutanud. Ma teadsin, et ka mina võin surra. Lõpuks hakkas miski minu sees end liigutama. Paranemine oli vaevarikas. Pidin murdma kõik võltsi, mille olin enda ümber ehitanud. Pidin tahtma süüa iseenda heaolu nimel, sest keegi teine sellest ei hoolinud. Armumine oli hea tervendaja. Paiskasin endast välja kõik oma hirmud ja kartused, aga minu partnerile ei mõjunud miski. Tänu tema armastusele hakkas mu süda avanema ja see vallandas tohutu elujanu. Anoreksia õpetas mind jääma truuks oma tunnetele, mitte laskma end kõrvale juhtida mingitest oleksitest. Samuti seda, et toidu kaudu armastan ma ennast ja hoolitsen enda eest ning pean oma elust lugu. Teiste armastus ja toetus aitab meil arendada toimetulekuvõimet, samuti tõsta enesehinnangut ja tajuda enda väärtust. Eemale tõugatud lapsel võib aeglustuda luude kasv või esineda teisi füüsilisi probleeme, kuna imikud, keda paitatakse ja masseeritakse, kasvavad kiiremini. Inimesed on ühiskondlikud olendid. Meil on üksteist vaja. Meil on vaja tunda puudutust. Meil on vaja olla armastatud, oodatud ja hoolitsetud. Samuti nagu meil on vajadus armastada teisi ja teiste eest hoolitseda. Ja seda pole tarvis parema enesetunde saavutamiseks, vaid selleks, et ellu jääda. Uurides toitumise mõju südamehaigustele, toitsid Osho ülikooli uurijad küülikuid kõik kõrge kolesteroolisisaldusega toiduga. Tulemuseks oli arterite ummistumise sagenemine, välja arvatud ühes grupis, kus esines 60% vähem haigussümptomeid. Selle küülikute grupi hooldaja hoidis enne toitmist küülikuid süles ja silitas neid. Margaret Beardi lugu illustreerib hästi armastuse ja tervise vahelist seost. Ma hakkasin verd köhima. Arvasin, et küllap tuleb see sellest, et köhin väga tugevasti. 2 päeva hiljem köha ägenes ja mind pandi haiglasse, kus mul diagnoositi kopsu osaline lagunemine.
Eelmine aasta oli minu jaoks olnud kurb ja raske. Ma võõrdusin üha rohkem oma nooremast pojast ja mul olid konfliktid endise abikaasaga, kes oli suremas. Tundsin end tarbetuna ja mul puudusid elatusvahendid. Üks lähedane sõber oli ära kolinud, minu koguduse uus preester viis läbi muudatusi, mida mul oli raske heaks kiita. Minu ohvrimeelsus õilmitses. Tänu haiglatöötajate hoolitsusele mõistsin, kui väga vajan teiste inimeste armastust. Kui üksildase ja mahajäetuna olen end tundnud. Ma olen justkui emotsionaalselt kokku varisenud. Lagunenud kops seadis mu ette küsimuse ellujäämisest. Kas ma tahan hingata, jätkata? Kui ma sellele mõtlesin ja palvetasin, tuli vastus jaa. Vähehaaval algas tervenemisprotsess. Ma hakkasin elust rõõmu tundma, olema lihtsalt käesolevas hetkes, armastama iseennast. Mul tekkis suurem usaldus elu vastu. Üksildus, lahutus ja raske kaotus võivad surma lähemale tuua, justkui sureksime sõna otseses mõttes murtud südame tõttu. David Kellman kirjutas 88. aastal. Mitmed uuringud näitavad suuremat haigestumisprotsenti nende inimeste hulgas, kes on hiljuti abikaasa kaotanud. Sama kehtib inimeste kohta, kes on sotsiaalselt isoleeritud. Uurijad leidsid, et kõigis soolistes ja vanusegruppides oli suremus kolm korda kõrgem nende hulgas, kellel oli vähe lähedasi suhteid. New Yorgi Mount Sinai haiglas läbi viidud uuringud näitasid, et inimestel, kelle partner oli suremas, funktsioneeris immuunsüsteem hästi. Pärast partneri surma langes aga vastupanuvõime järsult ja seda ei olnud võimalik tõsta. Immuunrakud lihtsalt ei toiminud, kuigi nende arv oli normaalne. Niisugune seisund püsis mitu kuud. On täiesti ilmne, esimese kuu jooksul pärast abikaasa surma on suurem oht haigestuda mõnda haigusesse. Pärast Federico Fellini surma oli tema naine täiesti muserdatud. Ta suri 5 kuud hiljem. Kui suri televisiooni uudisterektor Parkin, järgnes tema naine talle vaid mõni nädal hiljem. Üks nende sõber ütles, näis nagu oleks ta elust loobunud. Tundub nagu tunneksid rakud leina, üksildust, mille aju immuunsüsteemile edastab. Nii, ja kes on meie reaalsuse looja? Kui meie suhtumine ja elustiil põhjustavad ligikaudu 85% haigustest, siis on lihtne hakata arvama, et me vastutame kõige meiega toimuva eest. See mõte viib loogilise järelduseni, et me oleme ise oma haigestumises süüdi, et me oleme ise endale haiguse kaela toonud. Levinud on arvamus, et me loome oma reaalsuse ise, et me vastutame 100% kõige eest, mis meie elus juhtub, et iga meie mõte määrab tulevikku, nii hea kui halva. No aga see on ju niimoodi. See on täpselt niimoodi. Me ise loome oma reaalsuse. See mõte võib olla kasulik, kui aitab meil märgata, millal me endale ise sageli seda teadvustamata raskusi tekitame. See mõte võib õpetada meid lõpetama teiste inimeste või väliste sündmuste süüdistamist oma probleemides ja vaatama omaenda käitumist, võtma vastutust oma tegude eest. See näitab meile ka seda, et me ei suuda muuta teisi inimesi ja maailma, kuid võime tegeleda iseenda ja oma suhtumistega. Kuid alates hetkest, mil võtame omaks arvamuse, et oleme oma tegelikkuse eest täiesti ulatuses vastutavad, läheme ennast täis ja hakkame uskuma enese kõikvõimsusesse. See tekitab
egotsentrismi ja enesekesksust, mis on heaks kasvulavaks süütundele, häbile ja ebaõnnestumistele. Me süüdistame ennast haigeks jäämises ja seejärel selles, et ei saa terveks. Me tunneme end süüdi, et oleme oma viha alla surunud ja seetõttu saanud haavandi või kasvaja ning leiame, et oleme kõige lootusetumad inimesed maailmas. Kui ütleme, et vastutame täielikult oma reaalsuse loomise eest, siis tähendab see, et me võrdsustame enese füüsilise tervise oma vaimse hingelise arenguga, nii et haigestumine viitab vaimsele läbikukkumisele. Selle võrde paikapidavus leiab ikka ja jälle kinnitust, eriti paljude vaimsete õpetajate puhul, kes on surnud või mõnda sarnasesse haigusesse surnud. Usk, et me loome oma reaalsuse, nii põhjuse kui ka tagajärje, tähendab, et mina kontrollin kõike, kuid inimene ei saa kontrollida kõike, alati on ka teisi tegureid. Me ei ole maa peal üksi, pigem oleme me kõik osad läbi põimunud tihedas seoses olevast tervikust, mis on pidevas liikumises ja muutumises. Reaalsuse kaasloojaks on vastastikune sõltuvus. See lähedane suhe kõigi muuga annabki elule sügavuse ja ilu. Me vastutame suhtumiste ja tunnete eest, käitumise eest, enda ja oma maailmaga, kuid meie ei saa tulemust ette kindlaks määrata, nii nagu meie ei pane päikest tõusma ja loojuma, ei hoia maad orbiidil ega lase vihmal sadada. Meie ei loo oma reaalsust, pigem vastutame me oma reaalsuse ees. Võiks vaatama, mis aasta raamat see on. 2005. No jaa, päris ammu kirjutatud. Nüüd räägitakse aina rohkem ikkagi, et meie ikka ise loome selle reaalsuse ja vastutame kõige nagu eest. Me ei saa muuta tuule suunda, kuid saame kohandada purjesid. Me vastutame enese meelerahu eest, kuid võime ikkagi keemiaravi vajada. Meie kontrolli all on lahenduse leidmine, sisimaa olemuse tervendamine ning sellega võib kaasneda ka füüsilise keha tervenemine. Kui seda ei toimu, siis ei ole me süüdi, tegemist ei ole ebaõnnestumisega. Aga hästi palju oleneb ikkagi sellest mõtlemisest ju. Oluline on meeles pidada, et meie ei vastuta lõpptulemuse eest, ükskõik mida me ka ei tee, kuigi meie haigus ja tervis puudutavad meid väga lähedalt. Me võime mõjutada oma suhtumist ja käitumist, me võime tegeleda oma emotsioonide alla surutud hirmudega, me võime arendada endas võimet andestada ja lahkelt armastada, kuid tulemus on meie isiklikus haardest väljaspool. Ühes raamatus, mille pealkiri on Elu ja surma ravi, meenutab Stefan Levin naist, kellel oli vähi viimane staadium ja kes uskus, et on oma haiguse ise loonud. Kuid ta ei suutnud luua ravi. Selle tulemusena kaotas ta kiiresti usu endasse. Ma pole see inimene, kelleks ennast pidasin. Vastuseks vajus naise suu segaduses abitult pärani. Vähehaaval ilmus ta näole naeratus ja ta lausus. Ei, ma arvan, et mitte päris, kuid ma olen kindel, et minu panus on kõige suurem. No just. Haigusega saadab keha meile sõnumi, et miski on tasakaalust väljas. See pole karistus halva käitumise eest, pigem on see loomulik tasakaalu loomise viis. Sõnumit kuuldes on meil võimalus hakata oma tervisega tegelema, võtta koos oma kehaga oma terviklikku seisundit ja tasakaalu taastamist. Selle asemel, et end süüdistada, me võime kasutada kõiki enese
ette kerkivaid raskusi õppimiseks ja arenemiseks, vanadest negatiivsetest mudelitest vabanemiseks, kaastunde andestamise ja intuitsiooni süvendamiseks. Nii saavad raskustest meie teel trepiastmed, mitte komistuskivid. Selle asemel, et langeda lootusetusse ja tunda ennast süüdlasena, sest vastutame kõige eest, mis meiega toimub, võime haiguses näha hoopis tohutut väljakutset ja võimalust ärgata. Nii saab haigusest kingitus ja võimalus leida iseennast. Ja siis tuleb harjutus. Kehateadlikkus. Järgmise nädala jooksul jälgi erinevate situatsioonide, mõtete ja tunnete füüsilist mõju kehale. Võib-olla tahad muutused, mida märkad, päevikusse kirja panna. Pane tähele kordi, mil oled ärritunud või pettunud ning jälgi, millises kehaosas see tunne on. Pane tähele, mis toimub sinu õlgade, selja, kõhuga, kui satud liiklusummikusse, kui su klient hilineb kokkusaamisel, kui lapsed pidevalt jutu vahele segavad. Mis toimub sinu kehas, kui sa oled millegi pärast mures või ärevil? Milline mõju on sellel sinu kehale? Kus sa oma ärevust hoiad? Kas hirm tuleviku ees avaldub valuna kõhus või jalgades? Tunneta, mis toimub sinu südame, pea, sisikonnaga, kui su ülemus või partner sinu peale karjub. Kas su pea valutab, sest sinu peale karjuti? Mida sa oma vihaga ette võtad? Kas elad selle välja või on mingi koht, kus sa selle talletad? Kas sul on raskusi neelamisega? Kas su lihased on pinges? Ja kas sa kannatad kõhu kinnisuse all? Ma varem kannatasin kõhu kinnisuse all, nüüd enam mitte. Sest ma ei suutnud seedida seda olukorda, mis mul oli. Aga ikka pean võtma seda 8 kiudainest koosnevat segu ka, et ainult mõttega ma seda korda ei saanud, et ikkagi toidulisandid ka tulevad juurde. Mis toimub, kui sa meenutad möödunud armastust või inimest, kellel oli sinu jaoks eriline tähtsus? Kas sa tunned soojust ja oled lõdvestunud või hakkad higistama ning muutud närviliseks? Pane eriti hoolega tähele, mis toimub siis, kui meenutad midagi, mis sind õnnetuks tegi. Võib olla seda, et vanemad sulle peksa andsid või sind koolis nöögiti. Nende mälestuste puhul jälgi, millises kehaosas see reaktsiooni tajud. Meenuta möödunud haigusi või kordi. Pane tähele, millised kehaosad on sellega seotud. Jälgi ennast oma reaktsioone ja keha. Nii hakkad nägema, kui lähedalt on omavahel seotud sinu olemuse erinevad osad. Füüsiline ja psüühiline emotsionaalne olukord. Nii. Ja selle koha peal me katkestame, siis tuleb järgmine peatükk, haiguse keel. Ja loetud aeg sai ka otsa. Et ma pean kinni selle ära panema. Et ilusat õhtut, ma panen selle salvestuse. Aitäh!